jah. Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennisõbrad, on 17. juuli ja matšpallisaade läheb salvestamisele täpselt kell 9.00. Olen palunud endaga siia stuudiosse, nagu ikka, Riho Kalluse. Tere hommikust! Ja teisele poole ekraani on end sisse võtnud Toomas Kuum. Hommikust! Nagu klassikud ütlevad, siis kui mina sündisin, Toomas juba kommenteeris matše. No ütleme, tennise väljaku kõrval ma kindlasti jooksin juba, et mul on, kui rääkida korraks nagu mälusoppides, siis ütleme, no ikka aasta 72-75 vahemikus on esimesed mälestused. No siis 88 sa juba kommenteerisid televisioonis matše. Ei, no kõrvalt niimoodi sõpradele, jah, okei. Aga millest me täna räägime Eesti meistrivõistlustest ja näpuotsaga puudutame Wimbledoni ka loomulikult, sest oleme saanud ju uued tšempionid Marketa Vondroušova ja Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz küll suure slämmi ühe on võitnud, aga Marketa Vondroušova seda veel teinud ei olnud. Kõige põhilisem, et Eesti meistrivõistluste raames toimus üks kuulsuste turniir ka, kus ajakirjanikud tegid ka ajalugu ja võtsid selle 3. koha ära, mis laual oli ja pakuti. Toomas avaldas imestust, et kuidas me nii kõva koosseisu seekord kokku saime, aga niimoodi saime, et kõige nõrgem lüli taandus kapteniks. Ja sellest ma sain aru, jah. Tänu sellele saite 3. koha. Tänu sellele saimegi 3. koha. Aga Riho, kuidas sulle Eesti meistrivõistlustel läheb? No ma tegelikult niimoodi igal vabal hetkel Eesti meistrivõistlusi vaatasin ja jälgisin Delfi ülekanded, jälgisin ka ju samal ajal Toomas Leiusega kommenteerisime Wimbledoni ja vaatasime ka nii palju kui võimalik ülekannet ja siis jälle koha peal kogu aeg seal kahe vahel olin. Ei, ma tahtsin küsida, kuidas sul läks? Mul läks niimoodi, et ma ühe mängu võitsin ja siis kaotsin. Ühe mängu võitsid, siis kaotsid. Nii, aga meil on Eesti... See on seeniorite turniir, eks? Jah. Mis see ei ole oluline mainida praegu. Aga meil on uus naiste meister, uus meister ka muidugi, Maileen Nuudi, kes siis finaalis alistas, kuidas see oli, 6-1-6-0 Anett Angeelika Koskeli. Toomas, oled sa nõus, et selle turniiri matš oli ikkagi Koskeli poolfinaal Jelena Malõginaga? Ega keegi täpselt päris hästi aru ei saanud, kuidas see juhtus sel kolmapäevasel päeval? Ja selles mõttes, et see määras väga palju ära, sellepärast, et ma julgen väita seda, et kui nüüd, ütleme, oleks näinud vastupidi, ega meil selle ju vastu ei ole midagi, et Koskel võitis, et see üllatused ongi käivad asja juurde ja see on hea, kui on ka mõned üllatused. Et ei ole nii nagu plaanipäraselt, et esimene asetus ja teine asetus, esimene asetus siis Jelena Malõgina, teine asetus Maileen Nuudi, et nad jõuavad finaali, et ikkagi läks nagu teisiti. Et see oli selles mõttes võtmemäng, sest mu sisetunne ütleb, et kui nüüd ütleme ükskõik, kui praegu tundub, et võib-olla natukene oli selleks turniiriks ei olnud ka Malõgina päris valmis, peab tunnistama, siis finaalis ta jälle ei taha Koskelit siin kuidagi selles mõttes tema taset või seda võitu alandada, aga finaalis tõenust Malõginaga oleks olnud Nuudil natuke keerulisem mängida olnud. Aga niisugune on see tabel ja ma ütlen, ma tervet mängu ei näinud seda Koskeli mängu, aga ta on ju võitluslik tennisist, ütleme ta alla ei anna. Ja ma ütlen, et vahest on see nagu salapärane moment, et need, kes lähevad Ameerika Ühendriikidesse õppima, või üldse välismaa ülikoolides, kus on tennis nii-öelda oluline lüli, siis tegelikult ega sa ei tea ju. Reaalselt väga hästi tema taset. Okei, nad mängivad seal mõnedel ITF-i turniiridel ka võib-olla kaasa, aga seal on väga kõva tamp, treenitakse hästi, see on tõsine asi, see ei ole lihtsalt nii, et mängin tennist ülikooli eest, et selles mõttes see ongi üllatav võib-olla, et ma arvan, et Malõgina natuke alahindas ka Koskelit, nii et kui rääkida sellest mängust, aga ma ei tea, kas sa tahad, et ma peatun ka finaalil? Ei, räägime finaalil ka, et seal Koskelil sisuliselt varianti ei olnud, kuigi väiksed momendid, madalhetked olid ka Nuudil, aga 6-1, 6-0 räägib vast enda eest.
no jah, ütleme peatuski siis nuudi mängu peale, et ütleme niimoodi, et kui nii palju, kui mina olen seni Maileeni mänge näinud Eestis, ma mõtlen, kas siis, ta Eesti meistrivõistlustel polegi väga palju osalenud tegelikult, mitte iga aasta. Ja, või siis neid ITF-i turniire ja siin oli ka see VTA, natuke kõrgemal levelil turniir oli ju jaanuaris ja et ta seal on episoodid, mängib nagu häid esitusi teeb, aga üldiselt tal on nagu Eestimaa pinnal pole tal nagu väga hästi läinud, tunnistame ausalt. See ei ole vaja isegi kontrollida statistikast. Aga seekord ta mängis väga küpset tennist. Okei, võib ju öelda, et vastased ei olnud võib-olla ütleme päris samast puust, mis ta seal ITF-i turniiridel, aga finaal ikkagi Koskeliga ja ta mängis väga targalt. Ja ma taga isegi paar sõna vahetasin. Ma ütlesin talle, et näed, et tavaliselt ma olen harjunud, et tal on hästi tugev löök. Tegelikult tal on ju enamus elemente olemas. Hea serv, terav mäng, oskab agressiivselt, tahab tegelikult mängida. Siis seekord ta nagu ootas seda momenti ja kui vaja oli natuke kaitses, aga suutis neid punkte ümber lülitada kaitsepositsioonist ka nagu vähe ründavamas stiili. Perfektne esitus, et selles mõttes õige Eesti meister. Kui vaadata tulemusi kõiki mänge, siis seal ei olnud midagi. Et ütleme tegelikult parim mängija seekord võitis ja tõesti see esitus oli väga-väga kindel. Seal praktiliselt finaalis vähemalt ühtegi mingit mõõla momenti. Minu teada tal oli vist Rahneri vastu vist oli esimene sett oli keeruline. Seal oli tegelikult tal oli variant vist isegi 3-4 taha ja tavasetis. Ma arvan, et see oli võib-olla üldse tema kõige pingelisem hetk võib-olla turniiril. Aga see on kõik niisuguse mentaalse poolega seotud. Ma ütlen, et tal ei ole nagu väga hästi reaalselt varem läinud ja selles mõttes mul on väga hea meel, et ta selle tiitli, mida ta väärib, sai. Meestemeister on meil Daniil Klinka, kui siis naistest võitis teine asetus, siis meestest üllatust ei sündinud, ütleme nii. Aga kas Markus Mölderi, kes wildcardiga peale sai tänu sellele, et Wimbledoni turniirilt ju otse tuli, kas Mölderi setivõit Klinka vastu on väike üllatus? See on mulle siis küsimus. See on sulle ja Rihole samuti. Küsime ennem Toomaselt. Ei ongi, et Wimbledonis räägib siis Riho ja siis siin räägin mina rohkem. Tähendab, ma ütlen ausalt, minu jaoks oli see üllatus. Tähendab positiivne üllatus. Ma isegi sain ka Markuse isaga natuke vesteldud. Ma küll kommenteerisin enamus mängu, ma seal lõpus ma pidin lihtsalt ära minema ja siis oli Allari kord, et üllatas küll. Ma räägin ka siis, ütleme, mitte tervet mänguga Siim Troosti vastu. Seal juba oli väga palju positiivseid. Ma tean, ma selles mõttes Markus ongi väga intelligentne mängumees ja ma olen kogu aeg oodanud, et millal tal see nii-öelda füüsiline, selline nii-öelda lihas jõud hakkab taha tulema, selline just füüsiline pool. Et ütleme tegelikult sellist taktikalist poolt seal, ütleme mängu mitmekülgsuse poole pealt, see algus oli ju fantastika selles mõttes, et kõik liivatenniselemendid, võrku tunkimised ka sinna juurde veel, siis stopid, lopid, lõigatud mäng, teramäng, aga ütleme, ta oli agressiivsem ja alguses oli Klinka, tõenäoliselt valis sellise taktika, et algus oligi ju 3-0 läks Klinka ette ja Markus eksis päris palju. Eks ta vaataski võib-olla, et mängin tagasi palli, vahel löön teravamalt, et olen stabiilsem ja et nii see tuleb, aga ei tulnudki nii lihtsalt. Aga lõpupoole siis, mida edasi mäng, siis ma arvan, et seal hakkaski lugema ikkagi see väsimus, punkt 1. Mulle tundub, et ikkagi Markus hakkas väsima ja teine asi ikka see sama kogemuse pool. Klinka natukene läks jälle, hakkas juba teravamaks minema, võib-olla serv hakkas paremini jooksma. Ja seal olid need momendid, aga ütleme see esimene set ja põhimõtteliselt ikkagi ka teine set ja seal moment oli veel hiljem ka, väga äge. Tähendab tegelikult, oleme ausalt, seal oli väga palju atraktiivseid punkte, nii et rahvas läks nagu käima lausa, et see on nagu väga hea, nii et mina usun, et Markusel ta võib meil veel meeldivalt üllata, ma räägin siis mingi Eesti meistrivõistlustest, vaid üldse rahvusvahelisel võib-olla areenil, et saab nii-öelda mõni aasta tuleb otsa juurde sinna. Meil isegi see meeste seis, see tundus vahepeal väga kurb. Nüüd Lajal, tegelikult Mölder, Ojakäärul on ka siin natuke hädad, kui saab nendest üle. Klinka veel mängib. See asi, ütleme, ei olegi nii nutune, nagu võib-olla oleksin vahepeal tundunud.
Ei, kindlasti mitte. Et ajaloos jääks ka, et me oleme skoori ka ette lugenud, siis Klinka võitis selle matši 6-7, 6-3, 7-5, 6-2. Aga Riho, enne kui sa räägid oma muljetest Markus Mölderi ja Klinka finaalist, siis turniiri direktorina, kas rahvast oli rohkem kui varasematel aastatel või ikkagi seesama seltskond, kes on käinud 10 aastaid, jäi käima ja kedagi juurde pole tulnud? No üks väga oluline nüanss, ma arvan, et tahaks väga-väga tänada endist Eesti meistrit Maria Lotta Kauli, kes tegi kogu turniiri vältel väga head sotsiaalmeediat ja ma arvan, et tänu Kaulile olid paljud inimesed seal tribüüni peal, nii et rahvast oli suhteliselt korralikult ikkagi kõikidel päevadel, et väga normaalne oli, et see atmosfäär oli selline väärikas. Aga Markus Mölder ja Daniil Klinka? No see, mis Toomas juba rääkis, võib-olla ma lisaks nii palju, esiteks kindlasti see, et nüüd on need viljad näha Markus Mölderil, kelle käel ta töötab. Jürgen Zopp teab, mis on meestetennis, on sellega ise väga hästi kokku puutunud ja on nüüd ju üksjagu juba Markus Mölderiga koos tööd teinud ja Markus on tegelikult kiire tõusu nüüd ka teinud, et Markuse mäng, ma siin kevade poole istusingi koos Jürgeniga tribüüni peal, vaatasime, kui ta mängis see ITF Tallink Open oli Kadriorus, jah, siis ma juba vaatasin, et see on väga teistmoodi või ta on ikkagi nii-öelda meheks hakkab saama ja on võimas ja suur ja ta on muidugi ülimalt kiire randmega ja käega, et ta on selles suhtes väga huvitav mängumees ja saab näha, Toomas rääkis just siin rahvusvahelistest turniiridest, tegelikult meil ju küll jäi Oliver Ojaga eemale, aga Markus Mölder, Deniss Majorov, Grete Kull, Laura Rahnel mängivad ju nüüd sellel nädalal Euroopa meistrivõistlusi. Šveitsis Klosters, jah. Et saab näha, kuidas neil seal läheb ja see on kindlasti korralik test noortele, ma arvan, et nad said Eesti meistrivõistlustele ülimalt hea kogemuse alla. Nii Laura kui Grete said mängida Nuudi vastu ja Markus siis nüüd Daniili vastu, aga ma usun, et Daniilile oli suur eelis see, et Eesti meistrivõistlustel mängitakse 5 parem finaal. Et üks mängumeestest ikkagi on selline, kes on kogu aeg tuuril ja mängib meestemänge ja mida pikem ja raskem see matš on, seda rohkem tuleb see nagu välja, et ma usun, et see oli Daniilile kindlasti, sest et Markus ka ise ütles ja seda finaali kulg oli ka selline, et see 3. ja 4. sett Daniil ikkagi pani ühe käigu veel juurde, mängis juba väga, väga ilusat tennist. Et see kindlasti Daniilile mõjus hästi, et see pikk matš oli. Mina pean tunnistama, et seda meestemängu väga palju ei näinud, jälgisin seda telefoni vahendusel aeg-ajalt, aga ma nägin Daniili lõpukõnet tänu Maria Lotta Kaulile loomulikult Instagrami, ta selle üles postitas väga, ma võtan mütsi maha, et ta üritas rääkida eesti keeles ja sai selle kõnega, ütleme, sama hästi hakkama kui Carlos Alcaraz inglise keeles. You know. Ja. Ma korraga sekkun, et see, tead muideks, mulle tuli nagu täitsa kolmandatelt nii-öelda inimestelt tuli selle kõne kohta. Tuli ka nagu märkused öelda, et ohoh, et see oli meeldiv üllatus. Just see sama, mida sa mainisid, et see on nagu hästi positiivne moment ka ja ma korraks tuleksin veel, tegelikult neid nimesid mainis Riho, et naiste paarismängu näiteks võitsid Grete Kull ja Laura Rahnel, et üsna, seal oli küll, vahepeal oli natuke niisugust kõikumist, aga ka üsna küpselt tegelikult mängiti, et meil on ka tüdrukute või ütleme nooremate naiste siis seas ka mängijad, et seal on ka vaja natukene mingisugust sellist, ma ei oska öelda, mingit murdepunkti ületada ja võib ka veel ikkagi midagi tulla teatud tasemel, nii et selles mõttes olid noortennissistid seekord rohkem isegi pildil jah, kui varasematel aastatel. Üks päev mõtlesin estikate kontekstis, et me ju ikka vaatame neid estikat selle pilguga, et kellest võiks tulla järgmine, ma ei taha öelda, et keegi peab tegema täpselt sama, mida Kaia või Anett, aga kui seda seltskonda vaadata, kes seal üldse osalesid kogu tabelit, kas keegi on võimeline neist ja tahtma, kas ta suudab tahta nii palju tööd teha, kui Kaia Anett on pidanud tegema, et jõuda sinna, kuhu jõuda
kuhu nad on jõudnud. Kas teie näete seda mängijat, kes on valmis selliseid ohverdusi tooma? Räägime naistest. No kõik need võrdlused Kaia ja Anetiga on alati mitte kohatud, aga see on ülim, mis nemad ju ikkagi rahvusvahelises tennises teinud on, et jällegi, kui me hakkame siin mõtlema, kui Anett 13-aastaselt võitis Eesti meistrivõistlused täiskasvanutes ja Kaia oli 16-aastaselt maailma esimene juunior ja võitis juunioride Grand Slam, et see kõik on teine maailm, et sellist mängijat kindlasti praegu Eesti meistrivõistlustel ligi lähedalegi ei ole, minu arvamus. Ja kui sa räägid naistest, siis ma olen täiesti nõus, et oleme objektiivsed selles mõttes, et loomulikult, ma tean seda, et mul on öeldud, et ma olen selline, et ma olen liiga positiivne vahest. Veel on optimistlik, aga pigem tulekski olla optimistlik. Aga praegu tuleb olla nii-öelda objektiivne, et päris sellist muidugi taset ei näe, ütleme alates siis 16-17 vanusest. Aga see ei tähenda, et ma ütlen, et tennises, võtame kas või ütleme, selles mõttes Malõgina, kes küll kaotas Koskelile, eks on ju, tema edetabeli koht, kui mul oleks küsitud võib-olla 5 aastat tagasi, et kas ta tõuseb kas või sellisele kohale, vaevalt ma ei oleks kindel, et ma oleks sellist kohta maininud. Mailen Nuudi koht kindlasti, arvestades tema potentsiaal, ei ole see, mis ta tegelikult võimeline on. Mina ütlen, et tegelikult Nuudi võiks olla, ütleme praeguse selle esituste järgi, miks ta ei võiks seal samas olla või veel kõrgemalgi oluliselt. Nii et nad on just see, neid mängijaid, kes ütleme potentsiaalselt võivad olla seal, ütleme, pealt 200 tagapool, ütleme. Meil justkui nagu on. Nüüd on küsimus see, et mõni mängija võib lahvatada ja sa ütlesid niimoodi, et kas kellegi on tahet. Ma arvan, et siin ka mõni nimi, keda me nimetasime, neil vähemalt seda tahet ja soovi ehk on. Et ei ole päris nii, et nad ütleme nii-öelda pühapäeva nii-öelda, selles mõttes jutumärkides, et nad mängivad küll profitennist, aga et neil ei ole mingeid eesmärke. Praegu pole küll püssi need mainitud nimed, keda me siin üldse läbi jooksid, et need oleksid püssi põõsesse visanud. Ma arvan, et Riho toetab mu mõtet. Ja ma arvan, et väga huvitav saab olema näha siin nüüd lähiaastatel, kui meil on siin paar nooremat nime ka, Anikina, kes just võitis Tennis Europe esimese kategooria turniiri ja seal on Kira Paškov, et kui nemad hakkavad nüüd, ütleme siis seal 13-14 vanusest tulevad ka Eesti meistrivõistlusi mängima, et seal on veel peale tulemas huvitavaid mängijaid. Ja kui sa sinna lähed, siis just see on nagu tüdrukute poolel veel eelkõige, et seal on need mainitud nimed ka, et seal on et ütleme, küll meil keegi ikka tuleb, aga eks siis näeb, kui kõrgel nad. Ja üks nimi, keda ma tahaks ka ära mainida, kes mulle jättis tegelikult, ma ikkagi ei tahaks nagu võrdlust tuua Aneti ja Kaiaga otseselt, aga kes mulle jättis väga positiivse murje, on Maria Lapimaa. Mängis väga ilusa matši tegelikult Malõgina vastu ja tema teeb väga tõsiselt ja professionaalselt tööd, et ma loodan, et temas on ka seda materjali. No nende peres on ka know-how'd, kuidas jõuda profitasemele. Nende peres ei ole ühtegi mitte tennisisti, jah. Aga Eesti plokk siis kokku tõmmata, siis kuulame ära ka Anett Angeelika Koskeli ja Mailen Nuudi intervjuud Delfi TV-le ja siis räägime edasi Wimbledonist. Anett Angeelika Koskel, täna tuleb leppida hõbemedaliga, kaotus Mailenile 1-6-0-6. Kuidas siis see mängu kokku võtad, mille pärast Mailen nii üle siis täna oli? Kindlasti Mailen mängis väga hästi, väga raskeid punkte pidin mängima, iga punkti eest pidin võitlema. Täna võib-olla natuke füüsiliselt kindlasti väsinum kui eile, aga tunnen siiski, et päris hea tulemus. Turniir kindlasti korda läinud, esimest korda finaalis hõbemedal, võitsid esimese asetusega Jelena Malõginat, võid enda üle uhke olla? Jah, selles mõttes küll, et olen uhke selle võidu üle ja et esimest korda finaalis, aga järgmine aasta peab ära tulema.
läks täna hammas verele, et hõbe tuleb vahetada kulla vastu? Jah, kindlasti seda küll, aga ma olen väga õnnelik Maileeni üle. Ta mängis väga hästi. Mida see nädal sinu kohta näitas? Oled sa teinud viimaste nädalate kuudega mingi arengu oma mängus? Ma tegelikult läksin eelmine aasta USA-sse ülikooli ja tunnen, et sealt tagasi tulles juba olen väga suure hüppe teinud ja väga hästi saan siin Eestis mängitud. Milline see USA keskkond on? On selline, nagu sa ootasid? On suurem, kui sa ootasid? Kuidas see sportlik tase? Ei oodanud, et nii palju tööd peab rigama seal. Kindlasti läksin sinna, et seda teha, aga seal oli ikka iga päev trennid, võistlusmängud, kõike. Mida sa õpid USA ülikoolis, kui see saladus ei ole? Õppisin kinesioloogiat, nüüd võib-olla vahetan mingi arhitektuuri vastu välja, vaatab. On see mõelnud ka, mis pärast ülikooli saab? Lähed profituurile või sukeldud tavaellu? Proovin ikka profituurile, et juba nüüd, kui ülikoolis olles ja tagasi nüüd suvel olen, et proovin mängida profiturniire. Järgmine nädal Pärnu ka? Jah. Palju edu sulle, aitäh! Aitäh! Maileen Nuudi esimene Eesti meistritiitel on sul nüüd CV-s. Mida see saavutus sinu jaoks tähendab? Kuna ma olen kõik noorte meistrivõistlused võitnud, siis ma olin väga oodanud seda tiitlit ka, et eelnevad aastad ma ei ole kõige paremini siin esinenud, aga see aasta ma sain hästi hakkama, ma eeldan. Tänane mäng Anett Angeelika Koskeliga 6-1, 6-0, mille poolest sa nii suurelt üle olid? Ma üritasin kohe algusest peale hästi agressiivselt mängida ja tundub, et ma kohe hakkasin survestama teda ja tal oli vist ilmselt keeruline ja see toimis täna. Kogu turniiri peale setigi ei kaotanud, et eriti kõvasti siin proovile ei pandud? Ma ütleks, et alates veerandfinaalist 2 noore tulevikuloootse vastu, et nende vastu oli ikka mängu, et seis seisuks, aga nagu pikalt pallivahetused olid ja pidin ikka võitlema. Kuidas siit punktist su hooaeg edasi läheb, mis su selle aasta eesmärgid profituuril on? Ma üritaksin võita 25 000 see aasta, kuna nüüd mul on 2 15 tiitlit olemas, siis üritaksin sammu edasi teha ja rohkem seal hästi mängida 25 ja 40 ja 60. Kus ja kellega sa hetkel treenid, milline su igapäeva treeningelu välja näeb? Ma elan hetkel Belgias, aga ma treenin üle piiri Hollandis. Mul on treener hollandlane Stijn de Geer ja mul on kõik klubi seal ja treenerid seal ja siis ma paiknen hetkel seal ja treenin seal. Kaua sa seal oled treeninud ja mis sa tunned, mis nad sulle kõige rohkem on juurde andnud, millest sa oled edasi läinud? Me oleme väga palju rõhku pannud mu mentaalsele poolele, et just kuidas mängus rohkem rahulikuks jääda ja positiivset meelt hoida. Ja kaua sa nendega koostööd teinud? Septembris saab 3 aastat. Kus me sind järgmisena mängimas näeme, kas Eestis veel? Ja järgmise nädala Pärnus. Aitäh ja palju edu sulle! Aitäh! Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nii, aga tennist mängiti neil nädalatel mitte ainult Kalevi tenniseväljakutel, vaid ka Londonis, Wimbledonis, All England Clubis. Ütleme nii, et väga pikad nädalad, tundub justkui mitte 2 nädalat, vaid rohkem nagu 2 kuud. Algas siis sellega, et meil endal oli ka üht-teist seal vahel. Kaia ja Anett mängisid esimeses ja teises ringis. Kaia kaotas küll avaringis, aga Anett, keda me siis ütleme, et tegi oma viimast tantsu, laenates seda väljendit ju Serena viimasest tantsust, mida nimetatigi viimaseks tantsuks eelmisel aastal US Openil. Aga me ei ole Anetti teise ringi matšist veel rääkinud. Põgusalt võib-olla peatuks sellel ka. Marie Puskovale tuli alla vanduda, tegelikult üsnagi kindlalt. Aga kas oli selline lõpp, nagu me oleks tahtnud Anetti karjäärile ja Anett oleks ise ka tahtnud või jääb veel meil midagi kripeldama? Toomas, mis sa arvad? No, sa mõtled selles mõttes, et mitte fakt kui niisugune karjääri lõpetamine. No sellest faktist me oleme juba rääkinud, aga see viimane turniir, jah.
ma ütlen ausalt, et mul oleks millegi pärast meeldinud, kui see oleks toimunud seal ikkagi nendel nii-öelda 1-2 siis. Peaväljakutel. Jah. Sellega seoses ma nägin eile ühte toredat uudist. ESPN on selle uudise allikas. John McEnroe tahtis mängida sõbra Björn Borgiga ühte matši, sõbralikku matši, tahtis mängida peaväljakul. Aga Wimbledoni korraldajad ütlesid, et ei, me ei anna teile peaväljakut, küll aga me anname teile 6. väljaku. Ehk siis 1-1 Aneti case. Ja ei, seal võib olla natuke see teema ka, et seal on omad kindlad reeglid ja seal ei ole päris niisama, et lihtsalt tuled ja ütleme, seal on traditsioonid, võib-olla need ka mõjutasid natuke, et just, et see lahkumine toimus just Wimbledonis, ütleme. Ma kujutan ette, et kui võib-olla see oleks Austraalia lahtistel näiteks olnud just eelkõige, ma olen kõige lihtsam, kõige tõenäolisem, mis on naljakas on, et Austraalia lahtistel oleks olnud kõige tõenäolisem, et ta oleks antud talle see peaväljak. Ma ei tea, miks, aga see sisetunne mulle nii ütleb. Et igal muul turniilil on omad niisugused nüansid. USA-s kindlasti on see oma mängijate kultus ja Wimbledonis, nagu me juba rääkisime, ja Roland Garros, prantslased on prantslased, et seal neil on ka oma nägemuse asjadest. Aga ma arvan küll, et mitte kripeldama, aga kuidagi jah, nagu liiga, ma ei oska öelda, mitte märkamatu, mis on nagu vale sõna, aga jah, mitte päris see. Ma ei räägi, siin ei ole sportlikus tulemuses küsimus isegi, et ega see vastane mõni mõtleb, et oleks pidanud võitma, et nad on tegelikult omavahel mänginud, et ega seal on pusimist küllaga olnud. Ja 1 võidu Anett sai, mis on kõige tähtsam, et mina ütlen, et see just oli oluline, et ta 1 võidu sai ja seal edasi juba läks nagu läks. Aga midagi nagu just kui jäi puudu küll, et kas nüüd niimoodi nagu saigi läbi. Aga jah. Riho... Siin on veel tulemas mingid asju Eestis, et me sellest ei räägi. Jaa, võib-olla tuleb, võib-olla näeme. Aga Riho, sina seda matši kommenteerisid. Aitäh, et muidugi mind ära nimetasid. Pean ütlema, et mind ei kutsutud sinna boksi, vaid lihtsalt ajakirjanike toolid, need õnnetud 6 tooli sellel 18. väljakul lihtsalt olid Aneti boksi taga ja ma olin sunnitud seal olema. Ma vaatasin et sa oled pereliikmeks saanud, väga lähedane juba seal istud ema kõrval. Ei, aga tegelikult oli ilus turniir ja ilusad hetked ja ilusad intervjuud ja kõik, mis on kõige tähtsam, et see kõik sai jäädvustatud ju Netflixi kaameratega ja kindlasti me seda järgmisel aastal Breakpointi sarjas näeme. Aga tahad sa, Riho, veel lisada midagi Aneti kohta? Mina ütleks selles mõttes ka väga positiivne, mida ka Toomas ütles, et esiteks ta mängis 3 mängu, ta sai võidu, ta mängis ju Emiliga ka veel segapaaris mängu, et kui nüüd ikkagi arvestada seda, et tal on täna selle seljaga probleeme ja ta valuvaigistitega mängis, siis väga okei lõpp, et ma arvan, et jah, see 18. väljak ei ole ka nüüd nii pisike väljak, see on ju see legendaarne väljakus kunagi Isner ja Mahut mängisid oma kõige pikema matši ja siis olid seal ju ümberringi ikka iga nurga taga olid inimesed. Seal nagu mahub pealt vaatajaid mingi ikkagi paar tuhat, ma arvan kindlasti, aga jah, et ma vaatasin, et sellel väljakul Kenneth Raismaa, kui võitis turniiri, mängis veerandfinaalmatši. Ei, ega ta on tegelikult üks arvestatav väljak, jah, aga selles mõttes ma olen nõus, jah, et oleks võinud... Ja mina olin tunnistajaks 2013 vist, kus Sopp mängis sellel väljakul Nicolas Almagroga. Mäletate sellist matši? Mäletan seda mängu, aga see mäng oli vist ikkagi 3 setti. 3 setti, aga tasavägised. 1 sett oli tasavägine kindlasti. 6-4, 7-6, 7-5. Jah, mul oli tie-break oli ka. Muuseas, ma mängisin Türgis ühe hispaanlasega, kes rääkis mulle oma matšist Almagroga Madridi Mastersil. Ma mõtlen, seosed tuleb. Vot millised seosed, jah. Aga ma lisan selle mõtte, et valesti aru ei saaks, et selles mõttes jah, et need intervjuud ja kõik see, ütleme niimoodi see, mis oli nüüd väljapool väljakut, ütleme, seal oli ja kõik need postitused sotsiaalmeedias, kõik oli hästi kena ja nagu selles mõttes oli okei. Lihtsalt natukene jäi see, ikkagi minul just see, mis ma mainisin. Aga see ei tähenda, et midagi oleks nagu valesti või halvasti. Jaa, absoluutselt. Oleks võinud kõrvalt, ütleme, väljapool siis meid, ütleme, oleks võinud veel nagu saada rohkem, mulle tundub veel rohkem tähelepanu, aga see on minu tunne. Aga ma tahaks lisada jah, et me rääkisime praegu, kindlasti jõuame võib-olla selleni, et meil oli ju tegelikult 4 mängijat Eestist, aga minu jaoks nagu tõsine positiivne üllatus oli Kudermetova ja Kanepi matš.
et kui need kaks õnnetut topeltviga, üks esimeses ja teine teises setis, kui need nagu ära jätta, siis ülejäänud mäng mulle nagu jättis väga-väga hea mulje ja ma olen nüüd viimased pool aastat päris vist enamus neid Kaia mänge kommenteerinud, mis on küllaltki õnnetud olnud tegelikult. Ja võt see Wimbledoni mäng ja ilma ühegi muruturniirita täpselt nagu Djokovic läks mängima Wimbledoni, see jättis mulle tõesti hea mulje, et Kaia suutis niivõrd vähe vigu teha esiteks ja ta mängis väga sellise küpse mängu, kuigi ta kaotas selle. Jah, ja Kaia ju värske ITF-i turniiri võitja, mitmes see nüüd oli, 25. Mis sa ütlesid? 21 vist või? 21 või? Jah, ja seal ka ju 21 või 25, lugemine läheb sassi, kontrollime üle, jah. Ja seal ju ka nimekad nimed, seesama noor andekas Brenda Frufirtov oli ju poolfinaalis Kaia vastane, kes siin on juba, teeb ilma juba suure slammi turniiridel. 21 on õige, jah. Aga jõuame siis vaikselt naiste ja meeste finaalideni, et siis vaadates, kuhu Puskova edasi jõudis, siis Puskova jõudis edasi 4. ringi, kus kaotas ei kellelegi muule kui hilisemale turniirivõitjale Marketa Vondroušovale. Ja Marketa Vondroušova suutis siis finaalis, no mina ütlen, et ikkagi suutis üllatada Ons Jabööri 6-4, 6-4. Jaböör oli teinud imelise turniiri, pannud kotti Arena Sabalenka, pannud seal kotti Madison Keesi, Jelena Rõbakina vastu sai magusa revanši eelmise aasta finaali eest, aga finaalis kangestus. Kangestus esimese seti lõpus ja siis oligi lõpuni kange välja. Ma ikkagi arvan, et seal on midagi, millest ei räägita, et ma vaatasin terve matši tema abikaasa ja füsioreaktsioone, kuidas ta tegelikult matši algusest peale väga kurva näoga istus seal ja käed olid nii-öelda lukus seal ja kuidagi see olek oli selline, et midagi seal oli sellist, mis tema tervise või asjadega oli tõenäoliselt mingi teema, sest et jah, ülimalt kurb oli vaadata seda, et nüüd 3. finaal järjest ja see finaal oli niivõrd lähedal, just arvestades, et kõige raskemad vastased, keda sa siin nimetasid, suutis Ons Jabeur alistada ja no ikkagi see Marketaga finaal, no seal ei olnud mängu tegelikult, sellist mängu nagu Ons Jabeur on võimeline mängima ja ta ise ütles ka, esimene inimene, kes teda tuli riietusruumi lohutama, oli Kim Clijsters, kes kaotas oma 4 esimest Grand Slami finaali, et mul oli ülimalt kahju Ons Jabeurist, et ma ikkagi selle finaali puhul nagu ei tahaks nagu analüüsida siin, et siin oli nüüd see või teine, et noh, ta muidugi väga viisakalt ilusti rääkis kõik, muidugi Marketa Vondroušova väärib seda ja nii edasi, aga Ons Jabeur ei olnud väljakul minu arust see, kes ta oleks võinud seal finaalis olla. Oled nõus, Toomas? No, ei, seda kindlasti ja no, sa viitad just eelkõige füüsilisele mingile probleemile, jah? Jah, kas seal võis olla, kas mingisugune, kas ma ei oska isegi spekuleerida, võib-olla alaselja mingi teema või no midagi teda häiris seal, noh, vaata, mängi ei taha sellest rääkida, sa mängid finaali ja noh, lugesin üle, et pressikonverents ei tulnud ka seal välja. Ei tulnud, ma vaatasin nädala pressikonverentsi üle, mis iseenesest näitab, kuivõrd tegelikult, noh, see on tegelikult väga äge, et ta seda teeb, et ta ei räägi sellest, aga seal midagi kindlasti oli taustal, ma arvan. Tal on olnud ju varem ka ikkagi aega-ajalt neid ju probleeme on olnud, ega ta ei ole ka nii-öelda koguga, noh, ei ole ju libedalt kulgenud. Ma olen sinuga nõus selles mõttes, et Ons Jabeur on minu jaoks ka üks lemmikmängijaid, mitte nüüd selle tõttu, et ütleme, ta on nagu Aneti, võib-olla üks siis lähim sõbranna, ma saan nii aru üldse VTA tuuril, vaid ta mäng, mul on alati meeldinud mitmekülgsed mängijad. Tähendab, kui me rääkisime Eesti meistrid Markus Möldrist, siis noh, et just, ja siin on sama asi, et ta mängib tegelikult mitte nii tüüpilist naiste tennist. Ega tegelikult Vondroušova ka tundub algul, et ta mängib nagu ühekülgselt, oskab ka ju stoppi lüüa kõik, et ta on palju, tähendab isegi ka mitmekülgsem, kui esmajuurselt tundub, kui me võrdleme teda näiteks Pliskovaga näiteks, ütleme ka pikka kasvu ja kõik, aga tegelikult mängib palju mitmekülgsemad, aga Jabeur on muidugi, ta mäng on kift ja võib-olla isegi tähtis pole see, kes võitis, kas tema nüüd või ikkagi oleks ka võib-olla kõik korras olnud, noh, me ei tea, me spekuleerime. Mõlemil oli see vist teine finaal,
kui ma ei eksi, eks on ju Slami turniiril. Kolmas finaal, Vondrousoval oli finaal. Teine finaal kindlasti. Mitte Grand Slami finaal oli esimene, teine jah, aga ma räägin finaalist üldse, finaalis mängimist. Jaa, aga ta mängis ju Benčićiga Tokyo olümpiafinaalis ka. Selle ta kaotas ka, jah. Et temal oli just nimelt suure Slami turniiri. Temal oli teine ja Onsil oli kolmas. Oligi kolmas. Jah, kolmas finaal, jah. See on ja natukene sellest plaanis võttes oleks. Ma ütlen tõesti, et tegelikult lülitas välja nii-öelda ja ka Svitolina, eks on ju, kui sa võtad need, kes välja lülitasid, need ikkagi võitud turniiri. Kui Svitolina võitis Swiateki ja hiljem siis Sabalenka, ütleme okei, see oli nüüd ütleme see ajaliselt oli ju Šabõri mäng oli hiljem, eks on ju. Aga ütleme, et kõik arvasid, et Svitolina tõenäoliselt purjetab finaali, eks on ju. Aga ei juhtunud seda, nii et ikkagi lõpuks võitis see mängija, keda võib-olla, ütleme, kindlasti ta võis kandidaatide sees olla, aga nii kindel favorit ei olnud. Selles mõttes on jälle huvitav lahendus, et finaal oli täitsa, ma vähesed pakkusid sellist finaali. Jaa, kõik lootsime ju siin Sviatekit ja Sabalenkat näha, siis lootsime juba Svitolinat ja Sabalenkat, mis oleks ka päris äge story olnud, aga Riho, mis juhtus Švantekiga veerandfinaalis? 5-7, 7-6, 2-6 ja Elina Svitolina tuli sellest finaalist võidukana välja. Ausalt öeldes midagi ei juhtunud tegelikult selles mõttes, et Elina Svitolina mängis lihtsalt ülimalt hea turniiri ja mängis hästi, et seal olid juba varasemad matšid sellised, kus Svitolina üllatas väga positiivselt ja see näitab jälle seda, et räägitakse juba siin, võrreldakse juba ka meestega, et naistel on ka suur kolmik tekkimas, Swiatek, Sabalenka, Rybakina, aga taaskord, Alcaraz Djokovic'i finaal, loogiline, naistel kõike võib juhtuda ja seda kõike võib juhtuda, tuleb kogu aeg naiste tennis, et aasta-aastalt on kogu aeg on need olukorrad, kus tuleb mingi üllatus, eelmine aastaga Rybakina ka maailma 23. ja võidab Wimbledoni, et nüüd võidab maailma 42. Wimbledoni, et tegelikult oli siin ka spekulatsioon, et kui nüüd Swiatek peaks võitma Wimbledoni, siis tõenäoliselt ta jääbki väga-väga pikalt, võib-olla hakkabki valitsema naiste tennist. Iseenesest nagu väga huvitav, et mulle meeldib, et sellised asjad juhtuvad. Et sellised tuhkatriinu lood nii-öelda. Ja tuhkatriinu lugu ju ka selles mõttes, et täpselt aasta aega tagasi oli Vondrousoval ju käsi kipsis. Käis Randme, eks? Tal oli käsi kipsis, ta käis turistina Wimbledonis vaatamas mänge ja selles mõttes ikkagi ime, et nii kiiresti nüüd tegi comebacki ja enne Wimbledoni turniiri veel ütles treenerile, et kui ta peaks Wimbledoni turniiri võitma, siis kuna ta on suur tätoveeringute fänn, siis ütles treenerile, et sa teed endale ühe tätoveeringu, kui ma võidan ja nüüd ma ei tea, kas nad tegid juba selle tätoveeringu, lubasid kohe minna tätoveerima treenerit. Räägime meeste finaalist ka, oli ka siuke päris tore mäng eilsel päeval ja Alcaraz ja Djokovic seal finaalis mängisid. Alcaraz kaotas esimese seti väga kindlalt, 1-6, aga siis läks mänguks, võib öelda. 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 olid ülejäänud setid. Seal vahepeal oli üks tore 27-minutiline game teises setis. Et tegelikult igas setis saaks teha omaette saate, sest see matš oli selline, mida pole ammu tegelikult isegi näinud, et päris äge. Ja, finaali vääriline ja nii nagu arvata oli, selline see finaal lõpuks tuli. Minul tekkisid täpselt paralleelsed tunded, nagu olid Prantsusmaa lahtistel seoses Carlos Alcaraziga, sest et mäletatavasti, kui ta mängis French Openil Stefanos Tsitsipase vastu, mees, kes oskab mängida, mees, kes on mänginud French Openi finaalis ja see oli nagu niivõrd ühepoolne. Et see oli nagu minu arust üldse parim liivatennis, mida Alcaraz on näidanud, et siis vaatasid, et ta nagu võimeline veel paremini mängima, siis tekkis selline tunne, et ta võib selle turniiriga ära võtta. Läks nagu ta läks. Ja nüüd Wimbledoni poolfinaali matš Danil Medvedjeviga, kes on esiteks olnud sellel aastal ka maailma esireket, võitnud kõige rohkem turniire koos Alcaraziga, võitnud juba Grand Slami ja täpselt samasugune tunne, et kuidas on võimalik
no ikkagi see oli, ma arvan, see oli ikka alandav kaotus, see oli ikkagi väga, no ta oli seal, kes seda mängu nägi, Danil Medvedev oli täiesti nõutu. Küll ta vahepeal juba seal suhtles oma boksiga, et mis ma nüüd teen, kas ma tulen nüüd servil rohkem vastu või lähen ma tagasi või ega ta nagu ei saanud üldse aru, mida teha ja neid stoppe ikka lasti talle niimoodi seal vahepeal, et see oli päris selline naljakas vaadata isegi, et kuidas ta niimoodi suudab teda alistada. Siis mul tekkis küll tunne, et kui ta nüüd finaalis sellest Djokovic'i aurast üle saab, et siis ta võtab selle turniiri ära, ausalt öeldes ma nii arvasin. 2195 päeva tagasi kaotas Djokovic viimati Wimbledonis. See juhtus 2017, kui ta kaotas Toomas Berdicile. No neid statistikaid võib hakata siin, sellest võib samuti omaette saate teha, mida see statistiliselt kogu see matš endaga kaasa tõi, aga Toomas, sinu esmamulje sellest finaalist oli milline? Kindlasti oli atraktiivne finaal. Ma millegi pärast ütlen niimoodi, et episoodiliselt ta võib konkureerida nende nii-öelda suurte finaalidega, aga kuna mina olen finaale vaadanud alates aastast 75, siis mina selle siiski kurb tervikuna mängu top 10-sse ei pane. Top 10-sse isegi ei pane või? No võib olla 8-9 koht, ma ei tea, ma ei räägi nagu mängu minu jaoks on see kõikumised, seal oli ikkagi nagu, mulle, ütleme 2 setti ikkagi, oli, ma saan aru, et üks mängija võibki üle olla teisest, võib-olla ma natuke teen liiga, eks on ju, aga intriigi mõttes on ta loomulikult veel seal eespool, et selles mõttes siin oli seda tausta intriigi oli ikkagi väga palju ja oligi küsimus, et kuidas Alcaraz nagu selle ma arvan, see võtmemoment oli see teine sett tegelikult, see teise seti lõpp, et see otsustaski üldse, ma ei usu, tähendab, me ei tea, kui oleks 2-0 Djokovic ees olnud settidega, kes teab, kuidas oleks just psühholoogiliselt sellele reageerinud Alcaraz, aga see määras väga palju selle edasise käigu, mina ütlen. Ja juba seal oli juba edasi, väga palju luges ka füüsis ja kõik ja mulle tundub, et mis seal otsustavas setis oli, et ega selge see, et näiteks viimane game, et see ei tule niisama. Et Alcaraz pidi seal hästi mängima. Et seal oli ikka veel, sa tead, et ta võib seal 5-3 ees olla ja Djoko, ma ütlesin kohe seal see hetk, kui seal ta jäi murdega nagu taha, et järgmised game'id võtab Djokovic ülikindlalt oma servi game'id. Ja kogu küsimus, kogu võitlus hakkab nüüd käima sellest, et kas ta saab selle murde tagasi või mitte, eks on ju. Ja enam-vähem nii läks. Aga Alcaraz tegi väga, ütleme, julges riskeerida ja teravalt mängida nendel mingitel, ütleme isegi liikumise pealt löökidel ja see otsustas. Et jah, kui rääkida nendest ajaloolistest numbritest, et ütleme, mingid asjad jäid nüüd tegemata, mis puudutab just, et ühel hooajal kõik turniirid võita, et ma tean, et isegi need mängijad või inimesed, kes siis on, kui ei ole Djokovic'i fännid, siis nad on öelnud, et okei, on ta, mis ta on, et ta ei ole minu võib-olla seal sümpaatia, ütleb, et mul on ka Federer, Nadal või veel keegi, aga et selline asi lihtsalt puht ajaloo nagu annaalide jaoks, et võiks ikkagi isegi juhtuda. Aga nüüd ei juhtu. Ja et ma arvan, et see oli tema jaoks nagu põhilöök. Aga ta väga väärikalt muidugi pärast intervjuud, ta oskab rääkida, selles mõttes ei ole küsimust. Muidugi see üks episood, mis oli, see oli pärast huvitav teada saada, palju ta trahv tehakse. Fakt on see, et ta trahvi saab. See posti lõhkumise eest. No naturaalselt puidust ikkagi posti, et see ei ole niisama mingisugune metallpost, eks on. Ja seal oleks nüüd tõesti võib-olla halvasti. Me ei pea sellel keskenduma, aga ütleme... Nagu Mihhail ütles, et auctioni kaup on see post nüüd? No kõik on auctioni kaup, ma ei tea, alates tossudest, sokkidest, kõik võib mingil määral auctioni küsimus, et mis see hind on. Mina võin seda öelda, et Kaia Kanepi reket müüdi ühel üritusel, tegime auctioni, siis isegi ta läks lõpuks isegi 1200 või 1500 euro peale. Kas see oli terve või katkine reket? Ei, see oli terve reket. Katkine läks võib-olla kallimalt? Ja katkine on nii-öelda see nagu konkreetne story, et paned sinna video juurde. Nii et ma võib-olla jäin natuke kidakeelseks selle finaali osas. Ma lihtsalt, kui ma vaatasin seda, ma olin nagu mõttes. Ma nagu kogu aeg jälgisin, et mis nüüd, ma just jälgisin seda mentaalset poolt, et kes julgeb, kuidas seda punkti üles ehitust, ma nagu vaatasin seda poolt ja ma ei ole tõenäoliselt jõudnudki veel selle
ma ei tea, mõtteanalüüsiga üldse mingisse punkti tähendab. Ma ei tea, miks, aga nii see on. Aga sa ütlesid, et kes julgeb, no Alcaraz läks ju esimesena rünnakule, nagu sa ka Riho ütlesid eilses ülekandes ja Djokovic siis üritas neid rünnakuid ära kasutada, aga lõpuks oleks pidanud vast ise ründama, kui nüüd tulemust vaadata. No see mäng oli, eks ta selles mõttes on Tomasel õigus, ta oli ülinärviline finaal ja seal oli näha matši alguses, kui tõsise näoga Carlos Alcaraz oli, siis oli mingid hetke, kui Alcaraz hakkas seal väljaku peal lendama ja sai nautida ja juba rusikas oli püsti ja nägu naerul ja siis see ta tõesti... arvutimängutennis ja no siis oli niisugune arvutimängutennis ja Djokovicil oli ka närvilisi hetki, kui ta oma tagakäega tegi väga kummalisi sundimatuid vigu ja samas oli sellist perioodi, kus Djokovic üldse ei eksinud, et nende omavaheline mäng, ma arvan, hakkabki väga palju selle peale käima, et Djokovic mängib sügavuse peale väga palju ja ei taha väljakut avada, ootab, et Carlos Alcaraz avab nurki ja siis tahab kohe rünnata, et see on selline tüüpiline lahing neil seal tagajoone peal käib, et Alcaraz, jah, ma olen nagu selles mõttes nõus, et ta ei mänginud ka nagu oma parimat kindlasti, et ta on võimeline veel paremini mängima, ta mängis episoodiliselt, mingid perioodid mängis ülihästi ja julgelt ja läks ka järgi võrku julgelt, et see etteliikumine kohati oli selline natukene võib-olla ei oli natuke ebalev vahepeal seal, aga jah, selles mõttes ma ka kindlasti ei paneks teda nüüd nagu siin mingi läbi aegade mängutasemelt nüüd parimate hulka. Aga kas tennisereeglid on juba muutunud? Olete kuulnud Allar Hindilt, kes on ITF-ile kõige lähemal, et kas servikella reegel nüüd muutub? See on ülimalt raske on see tõrjujal tegelikult, et me vaatasime seal, kui kogu see pull nagu kokku võtta, eks ju, kell hakatakse ju mõõtma, 25 sekundit hakatakse mõõtma selleks hetkest, kui sa alustad servi, oled nii-öelda valmis, hakkad põrgatama seal. Käid seal, tegelikult sealt kohtunik, vaat seal oli ka vahepeal vaidlus, on ju, et see rätiku juurde jalutamine ja mis hetkel sa selle kella nagu käima paned, et selle peale käib väga palju ja me kogu aeg ütlesime, et see on õhus, et see hoiatus tuleb mingi hetk ja see tuli väga tähtsal hetkel, täpselt tie-breakis see hoiatus lõpuks tuli, et Djokovic oli piiri peal ja mõõtsime seal teise pallingu vahel on ju ka, kogu aeg konstantselt 15 sekundit. Ehk siis sul nagu tõrjuja peab põhimõtteliselt üks 40 sekundit sa oled nagu... Britid mõõtsid ära, et keskmiselt 36 sekundit läks... Kokku? Täpselt, et sa pead see kogu aeg 35 sekundit, sa pead olema maksimaalse konsultatsiooniga, et sulle kohe tuleb see palling ja sa pead olema nüüd ülivalmis. Ja kui panite vahepeal tähele, vahepeal Djokovic lõi selle palli niimoodi, et 2 sekundiga pani kohe mängu. Ja siis lõpupoole. Jaa, täpselt, et sa tegelikult ju kogu aeg töötled vastast, see on ülimalt raske ja see on väga vastik tegelikult. Mis pole keelatud? Ei ole keelatud. Jaa, aga ma olen ka Rihoga nõus, et küsimus on see, et tegelikult on ju servijal, eriti tipptasemel ja võtad veel see muru, need kiiremad katted, ta nagu servijal on selles mõttes ju eelis. Niigi on neid serve raske tõrjuda, eks enne. Ja siis pannakse veel surve alla, ma saan aru, et keskenduda tuleb servijal ja kõik. Võib-olla, ma täpselt ei ole seda uut reegli nüanssi, ma tean, et midagi räägitakse, ma ei tea, mis see muutus on, mis on ajaliselt või 2 servi peale kokku või mis see muutus on, aga nagu tõrjuja pannakse veelgi raskemasse olukorda, sest tegelikult ega vanasti, millest võeti, et pallid on ju natuke nüüd ju aeglasemad, eks on ju, kui siin võib-olla mingi aeg, sest Wimbledoni probleem oli see, et võtke kuskil salvestusest mingi, ma ei tea, näiteks aasta 1982 mõni seal, ma ei tea, mõni mäng, veerand finaal, 2 servikahurit mängivad. Seal mitte midagi ei toimu, seal on ju põmm, serv, mindi kohe võrku, nagu mängu. Et see oli see teistmoodi äärmus, et seal lihtsalt olid sellised mängid seal, Borg, McEnroe, Connors, kes mängisid eri stiili ja see olid ülimalt kõvad lahingud. Aga vahest nüüd mängud täitsa mõttetud, et seal ei ole midagi. Et servial on niigi eelis, nüüd üritatakse seda natuke tasandada, ja siis ta veel töötleb psühholoogiliselt. Djokovic on nagu nii selles mõttes üks ekstra kui, sest et ma ei tea, käis ka seal vahepeal duši all või ma ei tea, vannis käis seal, kus ta ka seal käis. Päris kaua oli ära, 10 minutit või? Ja mida ta seal endal kurgust alla veel ajas või ninna või, ma mõtlen selles mõttes, mitte nüüd valesti minust aru ei saa. Lihtne arvutus tegelikult, kui sa ütlesid 36 sekundit, eks ju, ja Djokovic mängis oma pallingul 160 punkti, eks ju. 160 punkti, see tähendab, et see on 96 minutit põrgatamist. Kujuta ette, sa oled 1,5 tundi vahid seda põrgatamist, see on päris... Ka telemõttes. Telemõttes samuti, et see on tegelikult 96 minutit.
see on jõhker aeg tegelikult, noh. See on huvitav, on ju? No ongi huvitav, et jah, et me räägime nagu mängust, aga 1,5 tundi me vaatame põrgatamist, kuidas Djokovic palli põrgatab. Ja teine asi... Ühtemoodi põrgatab. No täpselt, ühtemoodi põrgatab ja sellest ongi tund aega on esimene serv ja 36 minutit on teine serv põhimõtteliselt, et see tundub nagu kummaline, aga mis aeg tegelikult see on ja seal oli tegelikult ju veel teine teema, oli ju ka seesama tualetipausiga, see reegel on ju ka niimoodi, et 3 minutit antakse aega, aga 2 minutit antakse siis aega ka riided vahetada, ehk siis 3+2 justkui nagu maksimum. Nüüd on jällegi... Aga kus see 10 tuli? No just, ja siis tekib jälle see küsimus, et mis hetkest nagu kohtunik selle kella nagu... See kell peaks minema käima siis, kui sa lähed minema väljakult. Ja siis, kui ta tuli väljakule tagasi, siis oli juba 7 minutit täis tiksunud, eks ju, et noh, seal oli ka ju tegelikult näha, et ta ikkagi... No need on kõik sellised, need on konkreetsed vastase töötlemise vahendid, on ju, mis on justkui legaalsed, aga noh... See on raske. No küsimus lihtsalt, kui sa oled niigi juba mängijana nii hea, sa oled mänguliselt, oled sisuliselt maailma, kas siis 1 või 2, eks on ju, mängija ja sa veel vajad veel selleks, et tõestad, et sa oledki põhimõtteliselt viimast aastat number 1, eks on ju, sa pead veel kasutama veel selliseid nõkse, et see on nagu... see näitab natuke seda ka, tal on see võit, mis on loogiline, normaalne, et see võit on nii oluline. Selle asja nimi on võit iga hinnaga. Aga mina tahtsin korra veel rääkida sellest situatsioonist, tegelikult see Posti olukord oli ikkagi tegelikult kontrolli alt väljas ja seal ei olnud palju vaja, seal lähedal seisis pallipoiss, kui see reket oleks lendanud või mingi tükk oleks sealt lennanud, ebaõnnestunult oleks võinud see matš ära ka lõppeda selles kohas, nii et tegelikult me räägime küll, väga viisakas kõne ja kõik on tore, aga ikkagi Novak Djokovic lõi seal korra väljaku veel jälle ja seda me oleme enne ka näinud. Ma oleks pidanud seda kõnes mainima. Vabandama vähemalt või mida iganes. Oleks pidanud selle mainima, võib-olla ta oli nii, ta kõne oli hea, aga võib-olla ta nii mõtetes, tegelikult oleks võinud seda, mina ütlen, et seda oleks võinud mainida. Ja pärast ju viskas need reketitükid ju publikusse. Minust sai selle turniiriga natukene Djokovici fänn. Just sellepärast, et ta on inimene. Ta ei ole masin nagu Nadal, ega ta ei ole mingi viisakas asi nagu Roger, vaid ta julgeb teha, ta julgeb öelda ja selliseid kujusid on meil tennisesse vaja. Nagu McEnroe, Djokovic, Kyrgios, kõik need championid. Aga hakates meie saadet kokku võtma, siis kõigil soovitame minna loomulikult Pärnusse, kus juba täna on kvalifikatsioon veel, jah? 25 000 auhinnafondiga ITF-i turniir, mille nimi on nüüd, mis ta nüüd on, Capital Open või? Jah, võime siin väikse faktiga eksida, aga kõik need Eesti meistrivõistlustel osalenud naismängid on seal kohal ja mõned naised ja mehed, nagu siin saate jooksul öeldud, EM-il sel nädalal Šveitsis. Tahate veel midagi lõpusõnadeks öelda Wimbledoni, millega läheb ajalukku? Veel? Jah, tegelikult kogu see turniir kumas ainult nendest rekorditest ja numbritest, mida Djokovicil on võimalik teha. No praktiliselt ma mäletan iga päev, kui me saime päeva kokkuvõtted ja järgmise päeva nõudid, siis oli jälle seal, et mitu nädalat ja see rekord ja teine rekord ja 3. rekord ja 4. rekord, et neid oli nagu nii palju neid asju, millest kõik nagu rääkisid, et... Aga ennustame, kuidas nüüd edasi läheb? Kas saab oma 24. Kas saab 25. veel kunagi või hakkab Alcaraz sääst? Mina ennustan, et ta ei võida enam, aga mina ennustan, et ta ei võida päriselt, aga seal on nagu kindlasti Ameerika lahtistel on ülimalt suur favoriit Alcaraz nüüd. Kui sa oled eelmisel aastal võitnud, kui sa oled maailma esimene ja sa oled viimane Grand Slami ka võitnud, siis kindlasti Alcaraz on esimene. Ma arvan, et Djokovic on seal kohe Alcarazi järgi teine ja Danil Medvedev 3. Siis võib-olla tulevad seal Ruuned ja Sinnerid ja teised tegelased, aga siin on, mina ei nõustu Mats Vilandiriga, kes ütleb, et ta siin 3 aastat veel võidab Grand Slamme. Mina arvan, et see läheb nagu ülimalt raskemaks nüüd, peale seda Wimbledoni kaotust. Väga palju raskemaks. Mis sa ennustad, Toomas? USA lahtised jah, ei pruugi küll temale tulla, aga minimaalselt 1 slammi ta võidab kindlasti veel. Ma olen peaaegu sellest kindel. Ütleme isegi pigem võib-olla 2. Et see küsimus on lihtsalt selles, et tõenäoliselt enam sellist nagu valitsemist, seda, et ta nüüd järjest võidab, nüüd see variant, mille ta nüüd mõnes mõttes maha mängis, sellesse ma enam ei usu, sest seesama, et ütleme, et okei, järgmine aasta näiteks võidab 1 slammi või
nii nagu oli ka Federeriga, et ta vahepeal ennast nagu pumpab jälle kuidagi üles ja sealt midagi ta veel nopib, eks on ju, aga ma olen selles mõttes ka nõus, et enam, millegi pärast ma olen seda massilist enam ei tule, sest et no nüüd Alcaraz nüüd enam, ta on mingi psühholoogilise barjääri ületanud selle võitmise, selle 5-setise mänguvõiduga ja võib-olla veel. Aga no ikkagi see järgmine see punt, me räägime siin Medvedevist ja sellest, need on jälle niimoodi, et ühe mängu mängib super, ta on ühe korra ju täiesti lammutas ära Djokovic'i, eks on ju, Slami finaalis. Aga no ikka neil on vaja veel üks samm astuda. Ma ei saa aru, Sinnerid ja kõik nad nagu on ja ei ole ka. No ma ei saa aru, kuidas see võimalik, et nad aeg oleks juba nendel ka seal juba hakata tiitleid vaid. Ei, selliseid tennise keskmikke on ka vaja, et oleks pott segasem. No seda kindlasti, ma tahangi öelda, et ei ole ainult 1-2, et tegelikult on vaja veel siin. Okei. Aga suur aitäh saatesse tulemast, Riho ja Toomas. Vaatame edasi, kuidas meil see tennissekarussell edasi pöörleb ja soovime edu meie naismängijatele Pärnus ja soovime edu Toomasele ja Rihole igapäevatoimetustes. Aitäh! Aitäh kuulamast! Kõik head! Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.